No ahoi, avastame Maik 8. Tulin jälle metsa ja nüüd täiesti teise kohta, et siin metsas ma pole käinud, aga siin lähedal metsas ma olen käinud. Et see oli ka mingisugune avastame Maid osa või mäletan mis. Ja jälle ratas on metsas ja täna avastasin, mitte avastan täna, aga juba varem avastasin kaardi pealt, et siin on mingi rabanimeline metsaala siin ka. Et on üks raba siin väidetavalt ja kuskil pommiaugus põhimõtteliselt, et tulin seda pommiaugust raba siis otsima. Vaatame ja täna ma üritan siis laivi ka teha, et YouTube'i väike live ka, et kes siis laivi vaatasid, aitäh, et vaatasite ja hakkab jälle üle pika laivi jälle tegema, et äkki viimati 2 kuud tagasi või niimoodi sai viimati tehtud laivi. Et siis teeb jälle laivi. Aga nüüd läheb natuke aega enne, kui ma siit liikuma saan, et see laiv tuleb kõigepealt käima panna. Ja läks ka laiv käima. Teen siis Moblaga, GoProga natuke raske teha. Vaatasin seda levi kiirust, ma mõtlesin, et natukene kahtlen, et ta jõuab üles pumbata. Aga läheme siis Maid täna avastama, et nii, siin on mingisugune tünn ja muud asjad ka veel. Et siin pole ainult tünn, vaid siin on ka mingisugune kohe jahipidamisvärk, mul siuke tunne. Et siin on siis siukene jahitorn, vaatetorn. Ja see on suhteliselt värske ka, et ega ta väga vana ei olegi. Et ei ole osad on ikka nii vanad, et ossa. No seda ma kohe näidki. Opa! No jah, siin on see tünn. Siis ma nägin kõigepealt seda ristapuud siin. Ma ei tegi, mis asi see üldse on. Oskab keegi öelda, mis asi see on. Eks ta mingi asja või mis asja. Värgi hoidmiseks ole. Siis on siin mingi väike platvorm, siis on muidugi lakukivi. Et ma tean, siin perega loovuse video all päris paljud kommenteerisid, ütlesid, et issand, kui kõrge see on. Aga mul on siuke tunne, et see on ju minust veelgi kõrgem. Aga see on reaalselt minust mingi kõrgem 2 meetrit. Nii et võib-olla siis nad ei pandki väga valesti seda ikkagi. Aga muidugi põdrale ole siin, et see on rohkem põdrale. Aga näha on ka, et seal on nagu seda soola nagu alla valgunud küll. Aga lähme vaatame seda ägedamat struktuuri ka, mis siin siis on. Ma tõenäoliselt üle ei hakka igaks juhuks ronima, pärast kukun sealt alla. Ja siin on ka mingisugune söödasõime muid asi ka. Siuke asi, eks ta jahipidamistorn siis ole. Et ta on väike ja on kohe suur ka kõrval. Aga igaks juhuks ma vist siia tõesti ei lähe, see on siukene alt nähaga natukene pehkinud ja ära lagunenud juba ja ma vist väga ei julge siia üles minna. Kuigi see redel on korralikum kui see, mis eelmine avastame Maid video oli. See natuke korralikum redel ikkagi. Ei ole nii kehva redel. Siia igaks juhuks ma ei lähe, alt on näha ka, et lauad on hallitavad, et parem karta kui kahetseda. Et siin on mingisugune, ma ei tea, saagi aru, kas see on lihtsalt mingi veeloik või kaugelt vaatad siin nagu tiik. Mingi väike tiik oleks siin. Aga ta rohkem on nagu mingi lihtsalt mudaauk. Ega ta väga midagi ole. Konnade lemmikpaik rohkem on see siin. Ja siin on näha ka põhja. Et üks 20-30 centimeetrit ta sügav ole. Et konnad jõuavad oma asjad siin kevadel ära küll teha. Siin on vist mingi siga käinud natukene töötamas. Natuke töötan siin. Muidugi kaamerast pole väga aru saada, aga palju mustikaid. Väga palju muidugi ei ole. Seal välgikandis seal on rohkem muidugi. Aga läheb, vaatab kuhu see rada viib. Et siit praegu läbi ei saa. Siin on liiga märg minu jaoks. Mul on ikkagi see saabas jalas, et see laseb vett natuke läbi ja sihuke väga huvitav, omapärane auguline puu siis. Täiesti elus puu. Aga siin vahepeal on mingisugune mädaniku osa ka. Siin on siis siukene rabase maastik nagu. Kuigi kõrgemal kui see soo oli, aga siuke samblasem ja täitsa põnev maastik, kui see ongi nagu rapa ju. Äkki paningi vahepeal mööda. Läksin liiga suure kaarega ja sattusin hoopis sohu. Ega ma tegelikult ei usu seda, see on mingi väike jupp, aga talleme läbi vaatame, mis siin siis on.
väga ilus maastik, sookailu täis siin värki. Igasugust värki kasvab siin. Et jah, see on ikka väga ilus. Surnud männe on ka siin päris palju. Et siia võiks ju tulla ju niimoodi telkima ka. See oleks täitsa ilus, aga jah. Ja tõenäoliselt ei hakka siia tulema. Aga võib-olla mõne video saab siin teha ka. Eks ta nüüd natuke omaette trip siia ole. Ja mis siin siis toimunud on, muidugi siin on kõik oma sarvi siin tervitanud ka. Sarveteritus on ka käinud siin vahepeal. Eks näha siin metsloomad ka liigutavad ennast. Nii, rabane maastik sai otsa. Ja nüüd tuleb siuke lehtpuu maastik. Et siuke värk siis. Jõudsin siit metsast välja, siin on mingisugune konnade lemmikpaik jälle. Ja siin on see tee, kus ma siis enne sõitsin. Kuskil sealtpoolt ma läksin sisse metsasse. No, ma ei teagi, mis siin pool on. Võib-olla siia üle teemetsaga veel minema või tuleb vaadata, kuhu siin annab minna. Võib-olla siis tagasi kõndima natukene vaatama. Kaugel siit see koht on, kus ma ise sisse läksin. Ma arvan, et see kurvi tagada enam ongi, pole kindel. Nii, hiiglaslik kivi, siukene suur kivikene ja miskit näen, siin on veel. See pole küll kivi, aga see on nagu mingisugune kellegi mingi pisikese tüüpi elamu või. Mingi päkapiku elamu või. Kaugelt vaatad päkapiku elamu, aga tegelikult on mingi sõim. Et lihtsalt natuke kokku vajunud. Sõim on see. Et siuke värk vist on nagu sõim, jah. Tundub, et nagu on. Lihtsalt jah, kummuli vajunud. Sisse saab kuidagi vaadata või. Hops. Ahah. Ja, isegi prügikott on siin. Keegi on siin prügi jätnud. Siuke värk, jah. Siin on jah, kaera või midagi siukest näha, et on. Siin jah, mingi sõimelaadne värk on. Siin ikka mingil määral avastamist ka on ikkagi. Et ei ole lihtsalt metsas kõndimine, vaid siukest värke leiab ka. Et siin on siis mingisugune heinamaa veel. Päris suur heinamaa. Siin võivad ka kitsed asjad veel ringi kooserdada ja seal keskel on mingi kivihunnik jälle ja võsa ja... Vaat näed, ma ei teagi, kelle jäljed need nüüd on. Mõmmi või on suure külakoera omad või? Vot ma ei teagi. Sest kellegi jäljed siin on. Äkki see on jah, mõmmi koopast välja tulnud ja jalutab ringi. Mine tea. Nii, aga tuleb välja, et need on jah, karumõmmi omad, et üks laivi vaataja arvas ka, et võiksid need karumõmmi omad olla siin, nagu ma ise ka arvasin. Et karukese omad. Et nüüd ma tean, kus kandist karu leiab, kuhu siis karu tulla jahtima. Et tulebki hakata siis uurima, mis siin täpselt on, äkki kunagi saab kaamera osta omale, siis saab siia panna siia ka värgi. Aga noh, jällegi pole välistatud see, et see karumõmm siit läbi lihtsalt ei jalutanud. Et võib-olla jookseb lihtsalt läbi. Ma olen varem ka siin jälgi näinud ja hunnikuid pole kuskil nagu näinud. Nii, siin on siis nüüd see tuntud jõgi, kus ma olen käinud päris mitu korda. Et jah, siin võib kala ka sees olla, ma ei tea, kas siin on praegu ma ei näe. Mis ta kiirevooluline ala praegu ole siin. Aga jaa, siin olen piisavalt ma ujumas omal ajal käinud. Et siin on uimas saanud käia päris palju. Ja, jões niimoodi silla alt sisse ja siis seal on sügavam ala. Ja seal pool on sügav koht. Vaatame seda jõge ka, seda jõge olete varem natuke näinud. Väike mingi niri on, nire on siin johtab siis. Ja noh, jah, ma seda kruusa siin väga ei julge kruusa peal astuda. Sellepärast, et võib juhtuda, et see võib olla siuke kruus peale astun, siis see on lihtsalt läheb udu. Ja jah, siin on siuksed palgijurakad. Aga siin on ka mingid lõigatud palgid, ma vaatan. Aga enamus on ikkagi kukkunud palgid. Ja siia näed puu taha niimoodi kinni jäänud. Igati veidi. Ja seal on veel üks risti kukkunud täiesti. Et jah, siuke teema.
siin on ka mingi üleujutusala olnud vist ja. Ja ega midagi, näete. Laivi lõpetasin just ära, 2,5 tundi umbes sai laivi tehtud. Ja lõpetan ka selle maatavastamise video ära, nii et loodan, et teile selline igavam video meeldis seekord. Ja kui te ei ole veel tellima hakanud, siis hakkate tellima ja jagage kindlasti oma sõpradele tuttavatele seda kanalit ja kui meeldis, pange like ka ja ega midagi, tänud, et vaatasite ja näeme järgmises videos. Tšauki!